Tere õhtust! Aktuaalne kaamera teisipäeval 10. detsembril. Tere õhtust! Eestlane Katrina Sokk osaleb Põhja-Norras ja Rootsis 300 kilomeetri pikkusel koerarakendi matkal. Retke teeb ebatavaliseks sellele pääsemise moodus, tuleb koguda Facebookis hääli. Tänavu kandideeris 847 inimest. Eestlanna kandideeris 127 inimese hulgas kategoorias muud riigid ning ta kogus kõige rohkem hääli. Viimased minutid enne hääletuse lõppu möödusid koos õega kuvari ees. Vahepeal hangus programm ära ja vahe teisel kohal oleva Slovakkia poisiga vähenes kogu aeg. Mina sain 28 257 häält ja teine koht sai 27 860 häält. See teeb siis vaheks 394 häält. Ma ei oska rohkem midagi teha. No siis me ütleme palju õnne. Katrina läheb Raplamaale Husky parki väikesele eelsoojendusele. Siin peab perekond Kaljula keelgukoeri, kellele kõige rohkem meeldib keelgu ees. Sellest on raske mitte aru saada. Talu külje all asuva metsasaarekese ümber on harjunud rada. Kelgul on ka jalgpidur, kuid täna on hooaja esimene sõit ja pidur eriti ei pea. Parem oleks, kui koerad jänest ei haistaks. Katrina on varem Soomes 15 kilomeetri pikkuse kelgumatka teinud. Praegu oli selline eufooria nii lahe, ma just ütlesin, issand kui lahe, et ma võitsin ja kuidagi praegu selle sõidu peal see tunne tuli päriselt sisse. Neid koeri treenitakse keelgu ees jooksma, kuid on ka selliseid, kes käivad peamiselt näitustel. Katrinat ootab Norras 4 päeva pikkune matk. Päevas läbitakse oma 80 kilomeetrit ja ööbitakse õues. Osavõtjad peavad ise koerte eest hoolt kandma. Mis on põhireegel, mida seal selle jalaste peal seistes teha ei tohi kunagi? Valvsust kaotada ja käsi lahti lasta. Et isegi kui need koerad näivad üsna rahulikud ja väsinud, siis nad võivad ikkagi püsti kaarata ja minema panna. Aga kui on jänes? Võib tekkida probleeme. Norrasse sõiduks läheb aprillis. No võtta appi, kuidas